presidentile teatati just, et Iraanis kukkus alla F-15 hävitaja. See on Ameerika hävitaja. CENTCOMi avaldus on tulemas. Rahvusliku julgeoleku korrespondent Jennifer Griffin toob üksikasju. Jen, mida sa tead täpsemalt? Trace, meil olid mõned üksikasjad selle väidetava F-15 hävitaja kohta ja see tulistati alla Iraani edelaosas. See asub provintsis, mis on tegelikult Kargisaarele kõige lähemal, millest oleme nii palju kuulnud. Olime seni vältinud sellest teatamist, sest käimas oli aktiivne otsingu- ja päästeoperatsioon. Aga nüüd, kui saime teada, et presidenti on teavitatud alla tulistatud F-15, saame mõned üksikasjad avatud allikatest internetist, mis näitavad, et F-15 piloodi iste oli maapinnal nähtud, mis viitab sellele, et vähemalt üks piloot oli katapulteerunud ja pilooti ei olnud kohas, kus foto tehti. See viitab sellele, et vähemalt üks võis ellu jääda. F-15 on 2 pilooti ja nad oleksid lennanud. Samuti näeme mõningaid avatud allikate videomaterjale, mis näitavad, et kohal oli 2 helikopterit. F-15 on päevasel ajal ohus. See viitab taaskord selle otsingu- ja päästemissiooni kiire loomulisusele, sest oleks haruldane korraldada otsingu- ja päästemissiooni, kus helikopterid lendavad madalalt võimalikus vaidlusaluses piirkonnas. Arvestades, et see juhtus päevasel ajal, näitab see kiire loomulisust ja viitab, et mõned piloodid võivad olla ellu jäänud. Trace. Ma tean, et sa oled selles valdkonnas kaua töötanud, Jennifer. Ma arvan, et selle otsingu kohta saabub palju teavet, et teavitada Iraani rahvast sellest plaanist. Mõned piloodid võivad olla kusagil läheduses. Mida me teame Iraani televisiooni kohta, kui usaldusväärne see on ja kui suur on mure sellepärast, et inimesi juhendatakse riigis teatud viisil käituma? Iraani meedia Trace on riigi kontrolli all. See on propagandavõrk, kellel oleks selles huvi. Ja me nägime viimase 32 päeva jooksul, et nad teatasid mitu korda F-35 hävitajate allatulistamisest, mis ei vastanud tõele. Seetõttu oli nii oluline iseseisvalt kinnitada, et see F-15 tõesti alla kukkus. Seega võivad mõned iraanlaste poolt avaldatud üksikasjad olla propaganda nende enda rahvale. Praegu on CMA presidenti teavitatud F-15 allakukkumisest ja CENTCOM peaks peagi avaldama ametliku teate. Seega tunneme end kindlalt, kui teatame, et F-15 tõepoolest kukkus alla. Aga mis puudutab Iraani riigitelevisiooni usaldusväärsust, siis see on osa sõjapingutustest. Praegu Trace on... Teate, toome vestlusesse ka Benjamin Halli, sest me ei tea veel, kuidas F-15 alla kukkus. Pole teada, kas tegemist oli mehaanilise rikkega või tulistati see alla, palju asju on endiselt kinnitamata. Benjamin, sellistel hetkedel jälgime internetis ja vaatame mõningaid avaldatud videoid. Ja olge väga ettevaatlik. Iraani riigitelevisiooni andmetel, kuid ilmusid pildid katapulteerumisistmest maas. Seega on selge, et see tõesti käivitati ja ühtegi pilooti läheduses polnud. Aga vaata, juba algusest peale on ESA ja ESA Iraani suhtes ettevaatlikult tegutsenud, kasutades B-2 pommitajaid ja kõrgelennulisi lennukeid, püüdes saavutada õhuülekaalu. Ja oli arusaam, et õhuülekaal oli saavutatud, nii et saab huvitav olema näha, kuidas see lennuk alla tulistati. Nüüd, Iraani riigitelevisioon ja nende riigitelevisioon, nende öeldut ei usu kunagi 100%. Aga nad tegid ka üleskutse pakkudes $60,000 suurust preemiat neile, kes need piloodid üles leiavad. See on 10 miljonit kohalikus vääringus. See on midagi, mida me pole varem neid ütlemas näinud, kuigi nad on seda siiski teinud. Nad väitsid, et on varemgi lennukeid alla tulistanud. Seega jääb mulje, et nad otsivad aktiivselt ka piloote. Ja muidugi, see on hirm, mis paljudel inimestel oleks. Kui need piloodid tabataks, muutuks konflikt mitmel moel. Me ei tea, mis nendega juhtus ja jälgime olukorda tähelepanelikult. Me teame, et helikopterid on samuti väljas otsingu- ja päästeoperatsioonidel. Oleme juba näinud helikoptereid Iraani lõunaosas, nii et vaata. Me teame, et käimas on otsingu- ja päästeoperatsioon. Me teame, et lennuk tõesti kukkus alla. Me teame, et president Trumpile anti sellest teada ja ootame, et saada rohkem teavet praegu. Trace. Benjamin, oota. Me kutsume leitnant kolonel Darren Coppi, endise Black Hawki piloodi ja pataljoni ülema.
Kas sa näed lennukit ja seda, millest Benjamin räägib? Seal on mõned fotod katapulteerumisistmest maas, pilooti pole läheduses, see on omamoodi hea ja halva uudise olukord. See tähendab, et tundub, et piloot jäi katapulteerumisel ellu, sest pilooti pole seal. Halb uudis on see, et Iraani meedia kutsub inimesi neid piloote otsima ja pakub $60,000 suurust preemiat. Muret tekitav on see, mis võib juhtuda, kui nad maanduvad maapinnale. Ja, Treis, esimene punkt, mida tahan rõhutada, on see, et kui midagi sellist juhtub, olgu see siis mehaaniline rike või allatulistamine asukoha tõttu, siis sellest saabki missioon. See ongi fookus, sõltumata sellest, kas me teame olukorda või mitte. Nad püüavad kogu aeg kinnitada, mis seisus piloodid on ja mis toimub, aga see jääbki fookuseks, kuni neil on mingisugune lahendus kogu sellele olukorrale. Ma olen ise olnud seotud lahinguotsingu ja päästeoperatsioonidega ning tegelen personali tagasitoomise operatsioonide planeerimise ja elluviimisega. Ja ma võin öelda, et kogu CENTCOM-i piirkond ning ka riiklikud ressursid kaasatakse sellisesse operatsiooni. Väga hästi üles ehitatud mitmekihilise plaaniga, alates kosmosest kuni maapinnani. Kuidas päästa piloodid vaenlase tagalas, viiakse see kohe ellu, kui nad saavad raporti kätte. Kes seda vaatab, võid kindel olla, et sõjavägi võtab allatulistatud või vaenlase tabalas kaduma läinud pilootide päästmist väga tõsiselt. Sõltumata sellest, kuidas see juhtus. Jah, ja sina siis ütled, et see juhtub kohe ja ma mõtlen, miks. Jennifer Griffin rääkis madalal lendavate helikopterite ohust, mis võivad olla otsingutel. Mida veel saab teha, et täpselt hinnata, mis pilootidega juhtus selles olukorras, kolonel? Pilootidel on kaasussüsteemid, mida nad saavad kasutada või need töötavad, et saata signaale ja edastada oma olukorrast teada. Ja ma ei saa selle kohta väga detailidesse laskuda, näiteks õhusõidukite saatmise kohta pilootide päästmiseks. See toimub pärast ohtude hindamist, et tagada, et madalal lendalate helikopterite saatmisega ei tekitataks suuremat probleemi. Teavitamine ja protsess algavad kohe. Päästeressursside saatmine piloodi evakueerimiseks võib võtta veidi aega, sõltuvalt sellest, mida olukorra kohta teada saadakse. Kuid piirkonda saavad jälgida mitmed erinevad süsteemid, mis suudavad koguda nii signaale kui ka visuaalset luuret. Et tagada, et nad teeksid kõik endast oleneva, et täpselt teada saada, mida piloodid teevad. Ja nagu võite ette kujutada, on suur osa sellest salastatud. Kuidas see töötab? Jah, ma saan ainult ette kujutada, kolonel. Üks hetk tuleme tagasi meie korrespondendi Jennifer Griffini juurde. Jen, mida veel? Tracy, ma arvan, et on oluline meeles pidada, et tunni alguses me olime. Hiljutised luurearuanded viitavad sellele, et peaaegu pool Iraani märkimisväärsest ballistiliste rakettide varust on tõepoolest alles jäänud. Hoolimata sellest, et EUMOA relvajõud, õhuvägi ja ka israellased on sooritanud üle 11 000 rünnaku, on tõeline ime, et rohkem lennukeid pole Iraani kohal mehaanilisi rikkeid kogenud, arvestades lendude arvu ja toimunud rünnakute hulka. Pea meeles, et 3 F-15E lennukid tulistati konflikti alguses alla omade tulega, kui üks ärevil Kuveidi piloot pidas neid ekslikult vaenlasteks. Aga nad jäid ellu. Nad suutsid täiesti turvaliselt katapulteeruda. Väidetavalt on vähemalt üks neist pilootidest juba naasnud teenistusse ja osaleb lennumissioonidel Iraani kohal. Et me kõik mäletaksime seda. Mis puudutab ellu jäänud ballistilisi rakette, siis paljud käivitatud raketid hävitati. Kuid me saime teada, et Iraan tulistas Iisraeli põhjaossa 3 lainet ballistilisi rakette, mis viitab sellele, et neid raketiheitjaid on raske leida. Nad tavaliselt peidavad end maa-alustes tunnelites, mis on ehitatud viimase 20 aasta jooksul. Seega on Iraani kohal lendavatele pilootidele endiselt oht nii õhutõrjerünnakute kui ka võimalike mehaaniliste rikete tõttu. Me ei tea, mis selle F-15E alla tõi ja fakt, et Iraan suudab endiselt ohustada Pärsia lahe riike ballistiliste rakettide ja droonidega, samuti Hormuzi väina,
Lisaks Iraanile endale näitab see, et isegi kui neil on veel mõned jäävad raketid ja droonid naabritele ohuks, missioon on kaugel lõppemisest. Lisaks sellele on pilootide saatmine sellesse vaidlusalusesse piirkonda endiselt äärmiselt ohtlik. Lihtsalt selguse huvides, Jen, sa ütlesid, et sa ei tea lennuki allakukkumise põhjust. CENTCOM peaks igal hetkel avalduse tegema. CENTCOM teaks, kuidas lennuk alla kukkus ja see avaldatakse avalduses. Või sinu arvates on see lihtsalt üldine avaldus? Ma usun, et selles CENTCOMi avalduses on väga vähe üksikasju. Nad tahavad kinnitada, et F-15 võib olla kukkus alla, kuid see on uurimise all. Ja see on oluline, sest ka nemad ei tea seda veel. Sageli ei ole esialgsed teated selged. Nad väldivad valeandmete avaldamist või kahjuhinnangute andmist iraanlastele. Seetõttu on see teema praegu nii tundlik. Sellepärast olime selle teabe avaldamisel ettevaatlikud, kuni president oli informeeritud. Kordan veel kord, me ei taha teha midagi, mis võiks ohustada nende pilootide elusid, kui nad on ellu jäänud ja kui mõlemad pole veel päästetud.